täna anname teile värskeid ideid kodukujundamiseks ja nutikaid võtteid ka välitöödeks. Majapidamises tuleb teha igasuguseid erinevaid töid nii õues kui ka sees. Väikesed abivahendid võivad muuta aga elu tublisti kergemaks, küll aga on neid vahel vaja suuremas koguses, aga selle eest harva, aastas korra või isegi mitme aasta jooksul korra. Et ladustamiseks aga ruumi nagunii ei ole, rahakulust rääkimata, siis on hea võimalus ju laenutada ramirendist. Mis abilised teil siin olemas on? Siin ramirendis on laias laastus neid kõiki käsitööriistu ja masinaid, mida võib igapäevaselt igal kodutarbijal vaja minna, alustades käsitööriistadest, akutrellid, lõikurid, lihvijad, freesid, lõpetades suurte ekskavaatorite ja masinatega. Talveperioodil pakume puhureid, niiskusimureid, kui on sisetööd ja näiteks see lasermõõtur, sellega saaks põhimõtteliselt oma krundi ju üle mõõta, et talveks asuda planeerima kevadisi töid. Just nimelt, ka sügise saabudes saab haljastustöid sellega hästi teha, et eelnevalt kui kopaga peale minna või laaduriga saab nagu laseriga punktid paika panna, et kokkuvõttes haljastus oleks ka ilus ja tasane. Aga sellist asja on vaja ju tõesti ainult üks kord elus. Jaa, aga laserit saab ka kasutada mis iganes aiaehitusel. Samamoodi, et üks aia ots oleks sama kõrge kui teine aia ots. Selles mõttes on seda just ju hea laenutada. Just, see on väga kallis seade ja seda osta on mõttetu. Mis seal riiuli peal olid? Piikvasarad elektrilised olid, siis elektrihöövel, laser, ketaslõikurid, torutangid. Et need on igapäeva kasutuses, kes majapidamiselt toimetab. Kuidas laenutamine käib? Kas on vajalik ka teha broneering ja kui tihti need abimehed kõik väljas on? Tipphooajal on ikka mõttekas ette helistada ja küsida ja kui näiteks ei ole ühes laos, siis mõnes teises laos Tallinnas meil võib ikka leiduda. Sa rääkisid nendest niiskusimuritest, mida on üldiselt tarvis siis, kui ehitus käimas, aga mõnikord tekib ka talvel külmaga niiskusmajja. Kas siis oleks ka ehk mõttekas võtta mõneks päevaks? Kohe kindlasti ja lisaks niiskusimurile, kui on külm majas, et võtta ikkagi puhur, mis kütab õhu soojaks ja siis niiskusimuriga tõmbab selle niiskus välja. Kui näiteks tuleb seintest torude külmumine ette, kas siis on ka mingisuguseid ajutisi lahendusi? Sooja puhuriga saab üles kütta ja siis vastavalt need katkised torud või purunevad torud välja vahetada ja uued paigaldada. Aga kindlasti on talv ka väga hea aeg, et just heitlehiseid lõigata, kas siis pügada hekki või võtta võsa maha, sest võrad on hästi näha. Selleks on meil pakkuda hekilõikurid ja võsa maha võtmiseks on võsalõikurid. Meil on just võsalõikurite puhul väga võimsa mootoriga seadmed, mis kergendavad seda tööd. Aga sügisesed koristustööd õues? Lehtede koristamiseks on pakkuda lehepuhur, mis nagu ka kiirendab ja keredab seda töö tegemist. Sisehaljastus muutub ajaga ka mõnusamaks, mugavamaks ja minu meelest muutuvad peale toataimede kogu aeg ikka ilusamaks ka anumad ja taimelambid ja järjest nutikamaks ka tarvikud. Hetkel on Horteses lausa hea hinna aeg nii osadele toataimedele kui kekkile toatoodetele. Maris Paalvelt, sisehaljastuse spetsialist, inspireerib meid. Kõik aednikud, kes nüüd aiatööd sügise hakul kokku tõmbavad, võiksid lohutuseks endale ju toa peenra luua. Mis on sinu soovitused? Kindlasti tasuks praegu vaadata üle oma aia maitsetaimed, mida saab sisse tuua aknalaual edasi kasvatada ja mida siis nagu juurde minna hankima. Et väga paljud on istutanud endale roosmariini, tema meil üle talve ei ela, samas ta on niisugune hästi populaarne maitsetaim, et tema oleks nagu õige aeg nüüd tuppa tuua. Ja temaga on tõesti selline hea asi, et tal ei võta ühtegi kahjurit, haigust ega mitte midagi külge, et temaga, kui ta väljas nüüd tuppa viia, tõesti ei ole seda hirmu, et sa vii mõned putukad omale tuppa toataimede seltsi. Ja kindlasti liivateed, salviad, kellel on mingit kindlat soovi, võib minna praegu Hortesesse neid taimi juurde hankima, seal on praegu väga suur valik ja väga head hinnad. Et siin on nüüd erinevad liivateed ja salviad ühes potis.
kõik sellised taimed, mida õnnestub toas edasi kasvatada ja muidugi sellised toredad potipabrikad, mida saab siis ka toiduks tarvitada ja annavad toas nagu värvi juurde. Aga paljude ürtide jaoks on ju ikkagi liig pime. Kohe-kohe on hästi pimedad ajad tulemas ja et need taimed ilusti kasvaksid, tekiksid uued võrsed, siis on hästi hea, kui saab neile lisavalgust anda. Ja siin on nüüd Kekkila taimelamp, mis on ideaalne kevadiseks taimede ettekasvatamiseks. Aga asendamatu ta on ka juba sügisel. Mina soovitaks siia lambi alla panna kindlasti maitsetaimed, sest neid me tahame, et nad kindlasti aktiivselt kasvaksid ka sügistalvisel perioodil. Ja teine oluline taim, keda saame nende Kekkila lampide alla panna, on kõik need sügisesed õitsvad toalilled. Tihti on inimestel juhtunud nii, et poest saame küll imeilusad toataimed, kuid siis ikkagi kustuvad nad mingil hetkel ära. Mõned kastavad kindlasti ka taimi üle, aga mida peaks teadma ja tegema? Et me saame kauplusest väga ilusad, need rohelised taimed, siis need taimed on tulnud tootmises, kus on neile pidevalt toitelahusega antud lisaväetist. Et põhimõtteliselt see kastmine ongi neil nõrga väetselahusega. Nad on läbinud pika teekonna meie koju, transpordi, kaubanduskeskuse, mis võib-olla on kestnud mitu nädalat, ennem kui nad teie koju on jõudnud ja kindlasti on nüüd kohe vaja hakata neid taimi väetama. Hästi hõlbus on seda teha selliste väetsepulkadega, et need väetisepulgad sellest ühest pulgast jätkub taimele 3 kuuks lisatoitainet. Ja siin on siis kõike nii lämmastiku fosforikaaliumi kui ka roheliste taimedele väga vajalikku magneesiumi ja teisi mikroelemente. Kas on ka selliseid toataimi, mida ei tohikski väetada? Üldiselt selliseid taimi, mida ei tohi väetada, selliseid ei ole. Tänapäeval kasvatatakse kõik turba substraadis, on ta siis ühel või teisel moel väetatud või erinevalt lagunenud, aga kindlasti on sinna vaja anda lisaväetist ja kindlasti ka sügistalvisel perioodil, sest kas või see loorberipuu, praegu ta on väga kena, et ta on tulnud meil soojemas piirkonnas, kus tal on täielikult kasvuperiood, ta ajab siin uusi rohelisi lehti ja kui me tahame, et ta meil kodus edasi kasvaks, siis peame teda kindlasti väetama. Need on nüüd taimed, mida me saame panna siis taimelambi alla, kõik maitsetaimed. Aga kindlasti tahame toahaljastuses kasutada ka selliseid taimi, mis peavad väga hästi vastu, aga ei vaja lisavalgust. Ja hästi head taimed kodus on kõik paksulehelised sukulendid. Kas siis portulak turdleht või kõik peperoomiad ja kalanhoed, mis on sellised erinevad värvidega, kas siis punase lehega või rohelisega, mis annavad niisuguse ilusa kompositsiooni värvidega toas ja mis on hästi vastupidavad. Et nendel ei ole vaja anda lisavalgust, neid on suhteliselt vähe vaja kasta ja nad tõesti nõuavad hästi vähe hoolt. Berit, sa oled kujundanud ühe sellise tõeliselt romantilise luksusliku korteri Tallinna kesklinna lähedal.
Räägi, kuidas see töö sul on kulgenud ja kuidas see kulges korteri omanikuga, kuidas teie koostöö pihta hakkas, kui palju oli sul võib-olla neid raame, kui vabalt sa ennast tundsid selle projekti puhul? Kõigepealt oligi see, et kui me Annaga esimest korda korteris kohtusime, oli see korter täiesti ütleme karbi kujul, eks ju. Minu kliendi nagu ütleme nii, et põhiline soov oli see, et ta seisis mul kõrval, paber käes, kui ütleme nii, et kataloogi pilt, et vot sellist kodu ma tahan. Selles suhtes oli esimene kohtumine hästi informatiivne, eks ju, et sellest oli nagu väga-väga hea nägemus saada, mida klient ootab ja mida klient oma kodus nagu tahab näha. Ja nii see alguse sai siis. Mis said siis põhilisteks märksõnadeks selle sisekujunduslahenduse puhul? Kui me räägime värvidest näiteks või materjalidest. Et meil oli põhiline see, et me teeme kõik seinad tapeedi peale ja kasutame kõikides ruumides läbivaks jooneks oli meil tapeedideks. Ja teine asi, mis oli, ütleme nii, et selle stiili juures hästi tore ja kihvt on ju, olid karniiside ja paneelingute kasutus. Kuidas sa seda stiili nimetaksid? See on alati väga raske küsimus, ma tean, aga sisekujundaja käest on hea võimalus seda küsida. Ütleme nii, et minu jaoks see stiil on ikkagi nagu klassikaline, eks ju. Tal on nagu natukene selliseid romantilisi võib-olla detaile sees, eks. Ja minu jaoks jätab ta ikkagi klassikalise suursuguse mulje. Siin elutoas hakkab silma kohe see suur riiul. Kas see on tellitud eritellimusena? Ütleme nii, et siin elutoas oli algselt selline mõnus nišš juba ehitaja poolt sisse projekteeritud ja meie kasutasimegi seda nišši ära siis eritellimus kapina, eks ju, et mis on nagu tegelikult all on kõik sellised puutetundlikult avanevad sahtlid ja üleval siis saad panna oma reisimeeneid ja pilte ja muid nipsasju. Mina arvan, et see toimib nagu ruumis hästi mõnusalt, kuna ta tegelikult on seinaga tasa ja ta ei varasta sul tegelikult nagu näiliselt ruumi. Kust on pärit see lopsakas ja tõeliselt pehme ja kutsuv pehme mööbel siin elutoas? Elutoa mööbel on mitmest erinevast poest kombineeritud. Meil on siin kasutatud diivanite näol Luxori mööblisalongi. Luxor ongi meil Eestis just selline stiilse klassika ja kvaliteedi mekka minu jaoks. Ma imetlesin aastaid ühe nende salongi aknal üht kalasaba mustrilist tugitooli, mis oli peenemate vormide ja materjali nüanssideni läbi mõeldud. Iga kord vaadates avastasin mõne uue saladuse. Aga jah, pehme mööbli puhul on ikka just väärtuslik selle kestev kvaliteet. Aastakümneid on tunnustatud brändide kulisside taga tohutult mudelite timmimisega vaeva nähtud ja see tasub ennast ära. Need diivanid juba hoiavad vormi. Luxoris on šikki ja maitsekat elegantsi igal pool, kuhu pilgu suunad ja kui veel kataloogidesse süveneda, võluv. Sellel tugitoolil elutoa nurgas on ka selline tore lugu, et räägi, kuidas see materjal sai valitud. Me ostsime selle tooli Sharmast ja see tool oli ilma kangata, eks ju, et oli alus kanga peal. Mööblirestauraator pani meile kanga, meie valitud kanga siis ja kombineerisimegi selle kardinakanga koos siis seal peal oleva selle samet mööblikangaga. Ta just on nagu vahva, et vastavalt ruumile saad osta sealt ilma kangata tooli siis. Aga sa saad toonida ka seda puiduraami, ma saan aru? Jah, just, et puiduraami saab vastavalt oma interjörile siis, et seal on nagu võimalus mitmed erineva pinnaviimistlusega seda saada. Ja söögilauakomplektid on salongist Grand. Ühe sellise romantilise kodu juurde käivad tõesti need luksuslikud just kangad ja seda näeb siin korteris ka just kardinate puhul. Nendesse on investeeritud, et kuidas see valimine käis ja kust need kangad? Kardinad aitas meil teha kardinafirma ID Kangas ja meie põhiline oligi see, et me valisime naturaalsed materjalid ja siin on kasutatud siidi kangast, mis on nagu, ütleme nii, et palju veel näha seda toorsiidi joont ja tekstuuri seeseks. Et mis minule just meeldibki ongi, et siin on suured mustrid tapeetides, et siis me otsime nende kardinad rahulikud, ühevärvilised ja et nagu hästi toimivad. Et selle korteri puhul ma märkan, et sa oled hoidnud sellist ühtlast pinnaviimistlust nii puidu puhul kui metalli puhul. Siin lihtsalt on täpselt see ruum selline, et siin toimis nagu hästi see, et kui meil ongi nagu elutoa ja söögi osas kasutatud valged värvitud puitmööblit, mis hästi sobib just nende karniiside ja paneelingute ja ütleme valgete siseuste ja selles kontekstis on see vahva. Aga pinnaviimistluses mulle just meeldibki, et ütleme metalli puhul, et ütleme siin korteris on hästi vahva lülitite ja pistikute sari. Seda müüame jah nagu ühtse pinnaviimistluse, et ütleme nii, et kardinapuud,
igasugused uksenupud ja sellised asjad läheksid nagu siis ühte viimistlusse, et kui kasutada kroomi, siis oleks nagu vahva, kui see läbivaks jooneks igal pool. valgustite puhul, et kas see oli ka selline kindel kliendisoov või sinu enda mõte, et tuua ka sellist nagu rohkust ja sellist kristallisära? No eks me ikka kliendiga koos seda otsustasime, tema siin elab ja see oli nagu ikka vahva, et kui juba kristalli, et noh, siis juba kasutame nii nagu, et natuke ka vannitoas ja siin ja seal, et seda kristalli ikka on, eks. Et ma arvan, et siin ruumis ta hästi toimib, eks ju, et ta ei ole siin nagu palju või vähe, et ma arvan, et on mõnus. Räägime nendest koridori paneelidest, seinapaneelidest. Miks need paneelid võiksid just sellisesse interjööri sobida või on neil ka mingisugune eelis? Paneelid on ikkagi klassikalise stiili minu arust üks nagu tore detail, mida klassika puhul võiks kasutada. Et siin on nagu just see, et esik on nagu selline läbikäidav koht, eks, et paratamatult me liigume selles kohas ikkagi rohkem kui võib-olla nagu magamistoas. Ja see on tegelikult värvitud ja need paneelid saab teha vastavalt oma seinte mõõtudele. Et seal ei ole mingit kindlat reeglit, et vastavalt iga seinale on oma see paneelingu suurus võimalik teha. Lastetoad, kas seal oli ka laste poolt juba reegleid seatud sulle või kuidas need lahendused said välja töötada? Kui me selle, et ütleme nii, et üks väike poiss on ju päris pisikeks, temal on oma mänguaeg, oma mängumaa on ju, et seal on nagu just oli vahva just jälle seesama mööbel, et oli meil elemööbel sai sinna valitud ja eks siis lapse kasvades see mööbel kasvab ka temaga, on ju. Aga tüdrukul, ütleme nii, et et me ikkagi valisime emaga koos nagu need asjad, on ju, et loomulikult tal olid omad eelistused, me saame lihtsalt need kapid ja kõik need süsteemid, et tüdruk ilusasti oma asjad kõik ära mahutab ja saab ikka sellise vahva toa. Vannitubade puhul märkan ma ka seda, et imeilusasti jätkub tegelikult see romantiline stiil ka nendes ruumides. Räägi pisut, mis on need nutikad vahendid, kuidas sa oskuslikult oled seda teinud või lahendanud? Ütleme jah, et kui korter on selle stiiliga, eks, et siis ei saa nagu ära unustada vannitubas ja väikest tualetti nagu siin on, et tuleb viia sinna ka seesama joon edasi. Vannitoas on hästi vahvaks eritellimus mööblina valamukapp, ütleme niipidi siis, et mille tööpind on Eumari valamu, mis on just spetsiaalselt sellele kapile projekteeritud ja mõnus on just see, et ei pea nagu vannitoas olema traditsiooniline keraamiline valamu, et siin nagu just hästi sobib ja väga ilusasti toimib, et ütleme nii, et ühes lahenduses 2 detaili, eks ju, et sai nii siin lahendatud. Kuidas sa sellisesse klassikalisse stiili keraamilised plaadid oled valinud? Plaadid sai meil valitud Interno salongist ja valisimegi sellised, ütleme nii, et kus on nagu seda klassikalist stiili mustrina sees. Ja vannitubades on meil väga vahvad segistite sarjad. Segistite sarja valisime, mis siin korteris on vannistuudiost ja segistid on meil Swarovski kristalliga kraanid. Räägi ka sellest põrandast, et tõeliselt ilus, lai laud, aga heleda viimistlusega, et miks just selline valik? Ma teadsin, et siin et elavad lapsed ja ütleme nii, et oleks nagu mõnus ja kerge puhastada ja ütleme nii, et heledate põrandate puhul on minu arvates just see, et ei paista see nii-öelda olmesid nii kergesti välja ja hele põrand annab sellisele korterile suurust ja ruumi juurde, et tegemist on valgeõliga tammelauaga. Et siin korteris ei ole korstent, ometi on elutoas imeilus kamin. Kuidas see võimalik on? Töötab see? Saab seal tuld teha? Saab. Seal saab täitsa vahvalt tuld teha ja tuli on täiesti olemas ja ütleme nii, et see on nüüd nagu hea lahendus, ütleme just oligi ju kasutatud on Oraki kamina detaile ja kamina lahendus on nii, et tegemist on biokaminaga. Biokamin tähendab seda, et sinna käib vedelik sisse, mis siis nagu süütad ja ta tekitab sulle leegi. Ja see on nagu vastavalt nüüd sellele kamina avale tehtud mõõtudes valmis lahendus siis. Selle korteri puhul oled sa ilusti kombineerinud kallimat mööblit odavamaga. Et on see midagi sellist, mida sa alati ikkagi ka teadlikult oma klientidele soovitad ja kasutad oma kujunduste puhul? Mulle meeldibki just nii, et kui me saame selle nii-öelda kondikava kätte, et mismoodi ja mis stiili valida, siis on alati head sellised nii-öelda leiud. Ja kui need hästi ilusasti sobivad meil interjööri, siis miks mitte kasutada, eks? Et magamistoas on kasutatud peegel, mis on ostetud väga soodsa hinnaga ja sobib sinna interjööri imehästi. Vähemalt mina arvan nii. Soodsatest
lahendustest on meil veel valgusti väikse poisi toas, kus ostsime lihtsa valgusti, vahetasime ära seal mõmmi ja lasime ID-kangal uued paelad panna. Korteris on väga palju valgeid pindu. Kas seda peaks kartma, kui kodus on lapsed sellises noores eas või tegelikult on see hoopiski võib-olla omamoodi eelis pindade puhastamisel? Kuidas sulle tundub? Ma arvan, et just, et on eelis selles suhtes, et ta jääb niisugune nagu valgem, puhtam ja helgem, ütleme üldmulje, eks ju. Ja nii nagu ma oma kliendi jutust tean, siis täna ta ütleb, et ta on kindlasti rõõmsam selle üle, et tal on heledad pinnad, kui tal oleks olnud nüüd tume mööbel. Berit Kirsi kujundatud korteris oli sellises luksuslikus ja klassikalises stiilis korteris põrandana kasutatud laudpõrandat. Et on see tavapärane selliste klassikalisemate korterite puhul? Klassikalisse korterisse sobib kindlasti väga hästi laudpõrand. Laudpõrand on selline lahendus, mis sobib tegelikult igasse konteksti, et sobib nii modernsesse kui ka klassikalisse väga hästi. Et klassikalises korteris siis võib-olla pigem kasutatakse selliseid sobivamaid värvitoone või faase või laudade puhul on neid lahendusi hästi palju. Ja. Tema oli veel kasutanud täitsa sellist heledat ja pigem isegi nagu skandinaavialikku puidutooni. Just, et näiteks tammelaud sellise valge viimistlusega või siis ka okaspuulaud on väga selline pop teema tänapäeval. Aga kui on nüüd ikkagi soov oma selline klassikalises stiilis korter tõeliselt nüüd ehtida, et milliseid variante oleks võimalik põrandate puhul sellisel juhul kasutada? No neid variante on meil üsna palju, et siin võib võtta kasutusele siis näiteks mingi tahvelparkett kombineeritud siis põrandalauaga näiteks, et mingi osa siis põranda keskele panna näiteks mustriga, siis võib kasutada liistparketti, mis on üsna klassikalises stiilis, et paigaldatakse siis kas kalasaba mustrisse või siis niisama laevateki mustris ja tehakse mingi friise äärde näiteks mosaiikparkett väga erinevas mustris, et neid võimalusi on meil väga palju tegelikult. Berit oli kombineerinud tolles korteris kenasti selle laudpõrandaga sellise sarnases toonis põrandaplaadi, keraamise plaadi. Kuidas sa sellesse suhtud? On see selline hea valik klassikalise stiili puhul? Ja kindlasti, et on keraamisi plaate on ka päris suures valikus, mis sobib siis klassikalisse stiili ja on ka eri formaatides, et saab ka keraamisest plaadist täiesti mustrit teha. Ja nüüd, kui võtta nüüd, et selle puidu poolega, et siis täna juba toodetakse üsna sarnaseid puiduimitatsioone siis nii-öelda keraamiliste plaatide näol, et võib täiesti kombineerida siis ka naturaalselt puitu keraamilise plaadiga, mis on siis puiduimitatsioon, et seal on ka huvitavaid dekoore täiesti olemas. Ja. Oskad sa veel äkki soovitada, mida võiks sellisesse klassikalisse stiili hästi sobitada põrandate puhul? Kindlasti on olemas veel sellised vanutatud viimistlusega lauad olemas ja siis ka nii-öelda üraskite poolt näritud lauad, et mida võib siis proovida ka sinna konteksti sobitada, et need on ka üsna hästi liikuvad artiklid, et just see üraski poolt näritud laud on Eestis kuidagi üsna popp. Triin aga käis ja uuris tänaseks sisekujundaja Alessia Kovalenko kujundatud nupukat restorani. Oleme Tartu ühes vanimas kiirsöögirestoranis Sirius, mille Annelinna keskuses asuv esindus sai totaalselt uue kuue. Varem vaid aknamüügis tellimustega tegelev söögikoht on ümber sündinud avaraks värviküllaseks pererestoraniks. Sisekujundaja Alessia käsi on ruumide kujundamisel absoluutselt igal sammul mängus. Alessia, räägi, mis ülesanded sulle selle objekti puhul anti? Ülesandeks oli, et restorani kindlasti peab mahuma 40 inimest ja mängunurk peab kindlasti olema, samamoodi käte pesemise koht, kõik. Ülejäänud olid juba vabad käed ja puhas fantaasialent.
Sa oled suur eritellimusmööbli fänn. Kas ka siinsete ruumide puhul on tegemist sinu jooniste järgi valminud mööbliga? No see vastab tõele, et mulle meeldib teha täpselt minu maitse järgi kõik mööblid ja kõik ruumid on erinevad, on võimatu saada midagi sellist, mis sobib ideaalselt selle ruumiga, sellepärast ma projekteerin täiesti oma maitse ruumimõttude ja vastavalt ruumiprogrammile mööblit. Seda söögisaali siin poolitab mängutuba lastele. Kuidas selle mängutoa idee sündis? See oli taotluslik soov tellijate poolt, et peab olema. No siis hakkasimegi tegema ruumiprogrammi, proovisime eri variante ja see tundus kõige loogilisem, et lapsed asuvad keskel ja vanemad istuvad äärtes, nautivad oma toitu ja siis jälgivad oma lapsi. Laudade kohal on sellised hästi massiivsed, võimsad valgustid. Kas ka nende puhul sa oled mingit erilahendust kasutanud? Need on tulekoma valgustid ja minu jaoks on väga hea leida, sest hind on adekvaatne ja nende valikus, tootja valikus on kõik värvid, et ma sain saada selle värvi, mis ma tahtsin ja mis siia sobis ja mulle see väga meeldis. Lastetoa keskele tekkiski puu, see on disaini element, ta on riiul ja ta on riplagi ja loomulikult see puu ei saa tavaline olla, see on õunapuu ja siis õunapuu peavad olema õunad, mis on samas valgustid. Lastele on see huvitav element, aga samas see on praktiline, see on valgusti ja need valgustid saadavad ka otsas valgustuses ja need on ka eri värvi ja samuti saab sinna panna LED-valgust, mis on eriti tähtis tänapäeval. Jääb silma, et väga palju oled kasutanud oranži värvi, nii linnukesed klaasil, toolid kui ka seinte peal, et miks just oranž värv? No mõni võib mõelda, et see mu lemmikvärv on, aga kui Sirius on, nende värv on oranž ja siis ma lähtusingi sellest, samuti see värv äratab isu, mis on väga tähtis söögikoha puhul. Tegemist on pererestoraniga, kohaga, kus iga päev käib väga mitmeid inimesi. Asjad peavad olema siin vastupidavad. Kui palju panid selle objekti puhul rõhku kujundamisele, kui palju rõhku kvaliteedile? Võrdselt, sest kvaliteet ja kujundus käivad käsikäes, et asi pidi olema ergonoomiline, stiilne ja kindlasti see kvaliteet kunagi ei tohi kannatada. Õnneks ma sain väga hea mööblitegijaga tuttavaks, Fatsita mööbel ja nende töö kvaliteet praegu esimese ja teise pilgu all näeb väga hästi välja, et minu süda on rahul. Kõik on teastatud täpselt minu jooniste järgi, kõik materjalid on õiged, värvitoonid on õiged. Fatsita mööbel ei teinud ainult mööblit, vaid meil oli taotluslikult, et me saame ka vaheseinu, lage ja loomulikult lastekuud siin ka ehitatud nende poolt. Et absoluutselt kõik lahendused tuli nende poolt väga hästi. Põranda kujundamisel oled taaskord kasutanud ilmselt oma lemmiklahendust, diagonaalis paigutamine. Kasutasin. Minu meelest on hea alternatiiv tavapärasele lahendusele. Loomulikult 10% põrandast läheb raisku, aga tulemus on väga hea. Alessia, millised on sinu soovitused, mis nippe, nõkse võiks siinsest kujundusest endale koju võtta? No ma arvan, et lauad, mis saab kokku panna ja lahti võtta, sest kui on suurem seltskond, siis võib suurem lautada, väiksem võtad väiksemaks. Samamoodi see lastetuba, et need kapid, meil siis kasutavad kõik lapsed, need kapid koristavad ka paremini oma asju, sest kui tavaline kapp tavaliselt ei teki isu, aga kui on eri kujuga, eriti majakene, siis panevad oma sussikesed ja raamatud meelsesse sinna sisse peitu.
Hector Light'il on häid uudiseid, et te olete uues kohas. Kuhu te olete kolinud? Hector Light on kolinud standardiruumidesse, mis asub Pärnu maantee 139C. Mis need sellised uudised Hector Lighti poolt on valgustite maailmas, et mis need võib-olla innovatiivsemad lahendused on, mida te pakute hetkel? Siia salongi olemegi me kokku pannud välja siis uudsemad lahendused ja uuemad valgustused, et lahendustest vast on kõige sellisem innovatiivsem siiani peidetud süvisvalgustid ehk siis LED-lahendused, mis siis tähendab seda, et tähtis pole niivõrd valgust ise, kuivõrd see valgus, mida ta siis välja annab. Et näiteks sellega saab tekitada erinevaid efekte lagedes seintes, et sul kumab ainult valgus, aga tegelikult ei olegi näha, kus see nagu tuleb. Mis see eelis on peidetud valguse puhul siis nähtavate valgustitega võrreldes? Eelis on see, et ta ei ole niinimetatud räige valgus, et ta on hästi hajutatud, ta on silmale sõbralik ja temaga saab väga hästi meeleolu luua. Kuid samas, kui panna piisav tugev valgusriba sinna sisse, näiteks kasutades LED-i, siis saab täiesti jätta näiteks laed puhtaks, et sul on laepind puhas, aga sul on tuba täiesti valgustatud, et sa saad teha niinimetatud nagu pettevalgust. Aga kui me räägime valgustite vormidest, kas selle koha pealt on ka uudiseid või midagi uut turule tulnud või kuhu suunas võib-olla valgustite vorm on liikumas? Valgustite vorm on endiselt liikumas ikka lihtsuse suunas, aga on juurde tekkinud sellised niinimetatud väikevormid, et väiksemad vormidega valgustid, mis on siis mõeldud riputamiseks grupeeringutega laudade kohale. Samas on ka kasutusel on suured vormid, näiteks nagu see Masiero Botero roosalühter, mis meil siin salongis ripub, mis on siis valmistatud tehismaterjalist ja näeb välja pigem nagu puit, kuid vastukaaluks sellele on hoopis hästi kerge. Laialdaselt on kasutusel pigem ikkagi lihtsad väikevormid, nagu siin nišis valge rippuv klaapvalgusti, mis on valmistatud siis taaskasutatavast savist. Taaskasutatavad materjalid on ka endiselt ikkagi hästi suur trend vist valgustites ka. Endiselt on jah, see ka trendiks, et kasutatakse just kas siis savi või siis lainepappi või siis selliseid keraamikavorme ja samamoodi ka metall ja klaasi. Koht nutikateks emotsiooniostudeks on apelsin. Mina leidsin siit näiteks sellise väga toreda ja kauni kaelaehete hoidja. Külastage meie Facebooki lehte ja sealt saate juhiseid, kuidas võita apelsini 100-eurone kinkekaart. Üks väga lihtne viis, kuidas klassikalist muljet oma koju tuua, on tegelikult selliste võimsate pildi- või peegliraamide näol ja siin apelsinis on nad väga taskukohase hinnaga tegelikult täiesti olemas. Meie kohtume teiega ka järgmisel nädalal, kui me tutvustame teile 2 noore pere korterit, millele on sisekujunduslahenduse loonud Aet Piil. Kohtumiseni! Uues Aatrium sisustuskaubamaja kontorimööbli osakonnas ootab sind palju kvaliteetset hea hinnaga kontorimööblit koju ja tööle. Töökoht on oluline. Aatrium sisustuskaubamaja number 1 Järvel. Suvi läbi, asjad pakitud, kõik pereliikmed kaasas. Eesti Loomakaitse Selts tuletab meelde, ära hülga oma lemmiklooma suve lõppedes. Teata hüljatud loomast Eesti Loomakaitse Seltsi infotelefonile või kohalikule omavalitsusele. Rohkem infot loomakaitse.ee